tiliseb head seiklejad, lumi on maas ja jõulud on kohe käes ja see tähendab seda, et saate oma kallitele inimestele ja miks mitte ka iseendale jälle kingitusi tegema hakata. Mäletate seda aega, kui maavanaema istus aasta läbi kodus erinevaid sokke ja siis, kui jõulud või näärid toona käes olid, said igaüks endale jälle klassikalised villased sokid või midagi head. Tänapäeval hakkab maavanaematega kitsaks jääma, mitte sellepärast, et maavanaemad ise kuhugi ära kaovad, aga nad on kõik tööl. Ja sokki pole aega kududa. Aga see ei tähenda seda, et kaunis traditsioon peaks hukka minema. Seetõttu on näiteks kingina välja pakkuda matkaspordil igavene hulk erinevaid sokke. On näiteks lastele sokke, on naistele sokke, on meestele sokke, on matkajatele sokke ja loomulikult ka sportlastele sokke. Ja kui sellised sokipaarid ei sobi, siis või kui te arvate, et pehme pakk reedab ära selle vahva sisu, siis tegelikult on matkaspordis praegusel hetkel olemas ka selline uhkes soki kinkikarp ja siin sees on 3 paari sokke. Ja seda karpi saate siis täpselt samamoodi ära kasutada hiljem, milleks iganes teil parasjagu vaja. Kui sa leiad end nüüd olukorras, kus sa ei ole päris kindel, kas sinu kingisaaja just seda sorti kinki sobib, siis ära muretse. Matkaspordil on olemas kingikindlus, mis siis tähendab seda, et detsembrikuus ostetud asjad saab jaanuaris sobivaks ümber vahetada. Ja kui ka seda teed ei julge minna, siis alati saad ju soetada endale kinkimiseks sellise toreda matkaraha. Siia märgitakse peale see summa, mida sa siis tahad inimesele kinkida ja annad selle kaardi talle ilusasti kinkekaardini üle ja tema läheb sellega poodi. Vot nii.